Tere tulemast kuulama Deltakutse uut infosüsti osa. See on siis Deltakutse erivariant, kus me käsitleme mingit ühte põnevat meditsiiniteemat, aga käsitleme seda siis lühemalt, kompaktsemalt ja natukene kiiremini. Minu nimi on Karl-Oliver Tomson ja seekord on meil ka saates oma eriala ekspert ja mul on suur rõõm saates tervitada Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiiniarsti ja ka Tartu kiirabi mobiiliarsti Anneli Kampust. Tere! Suur aitäh, et sa siia saatesse tulid ja lähme siis kohe selle teema juurde. Ja seekord on meil siis teemaks vingugaasi mürgistus, süsinikmonooksiid ja selle mürgistus. Ja see on asi, mis on Eestis suhteliselt sage, eriti talvel, eriti kütteperioodidel ja mis selle just siis kõige keerulisemaks teeb, on see, et vingugaas on täiesti lõhnatu ja värvitu gaas. Et Anneli, et ma kohe annan sõna sulle, et kuidas see üldse tekib ja mis see on? Vingugaasi on tegelikult minimaalsel määral siis ka atmosfääris, aga see meie mõistes mingit kliinilist olulisust ei oma. Meie peame siis seda teadma, et vingugaas tekib sööstuvate materjalide mittetäielikul põlemisel ja olukorras, kus ümbritsevat õhku on vähe, põlemistsoonis pole piisavalt puhast õhku, siis võib tekkida vingumürgituse oht. Et see on vast kõige olulisem teada. Ja tõesti, tegu on ohtliku vaenlasega, ei ole võimalik kuidagi seda tajuda, ei maitsemeele, ei lõhnatajuga, ta ei ole kuidagi ärritav, ta on täiesti värvitu. Ja õnneks, mis meil kiirabis on, meil on siis vingugaasi andurid. Et see on siis võib-olla asi, mis meid siis kohe alarmeerib ja kohe siis nagu ütleme seda olukorda päästab. Aga mis olukorras üldse vingugaas tekib ja ütleme, mis situatsioonides me peaks siis kahtlustama üldse, et äkki seal ruumis võib vingugaasi olla? Eesti olustikus võib mõned näited tuua, et sage on siis see probleem, et on ahjusiiber liiga vara suletud, samuti võib olla tegu valesti reguleeritud gaasipliidiga või halva tõmbega gaasipoileriga ja garaažis ei tohiks siis töötada kunagi automootor, et kinnises ruumis. Eluruumidesse toodud elektrigeneraator või siis vigane elektrigeneraator on ka oht ja mõned asjad, mille peale võib-olla sageli ei mõelda, on siis, et vesipiibu suitsetamine kinnises ruumis võib tekitada vingumürgitust või kui väga palju viirukeid või küünlaid väikeses ruumis põletada, et siis see oht võib ka olla. Need viimased võib-olla on eriti head tähelepanekud, et tõesti, et kui ongi nagu nooremad inimesed, vesipiip, pearinglus on suhteliselt sage sümptom, aga see võib hoopis olla siis sellest samast vingugaasist, mis lihtsalt selle ebapiisava põlemise tagajärjel siis tekib. Just nii. Et väga hea asi, mida jälle kahtlustada. Aga mis sümptomid võivad üldse siis patsiendil tekkida ja kuidas me neid jaotada saame? Tegelikult vingumürgituse sümptomid on siis väga varieeruvad ja väga ebaspetsiifilised ka sageli. Et sellised gripilaadsed sümptomid, ebamäärane halb enesetunne võivad viidata sellele, et ruumis võib olla rohkem vingugaasi, kui hea on. Samuti siis kergematest sümptomitest võib välja tuua peavalu, iiveldustunde, võib esineda oksendamist, samuti pearinglust või nõrkustunnet, nägemishäired või keskendumisraskusi, et need on sellised sagedasemad kerged sümptomid. Aga mis need rasked sümptomid võiksid olla, et mis peaks ütlema siis nagu kiirabitöötajad, tervishoiutöötajad eriti muretsema panema? Väga raskele vingumürgitusele on siis selline oluline sümptom omane, et võib ikkagi olla teadvuse seisundi häire ja minestamine, et minestamine on siis ka selline sümptom, millega on näidustatud potentsiaalselt baroteraapia ja seda peab alati küsima, juhul kui patsient ise seda ei maini. Kui esineb krambisündroom, kooma, ilmselgelt kiirabi inimestele on see teada, et see on väga ohtlik sümptom, või siis segasusseisund, neuroloogiline defitsiit, rindkerevalu, hingamispuudulikkus või siis näiteks ventrikulaarsed rütmihäired, et need on sellised raske mürgistuse sümptomid. Ma jätan praegu selle baroteraapia küsimuse õhku, et kes veel seda ei tea, et siis me kohe varsti räägime sellest ravi siis osas natukene rohkem. Ja võib-olla nüüd, kui me oleme nagu neid põhisümptomeid, ütleme ongi, et on kerged sümptomid ja on rasked sümptomid, et siis ma tuleksin kohe siis selle juurde, et ütleme, mis see
see patofüsioloogia on selle süsinikmonoksiidi mürgistuse korral, et üks asi, mida ma arvan, et paljud teavad, et mis siis juhtub, on see, et see süsinikmonoksiid kinnitub sinna samasse hemoglobiini kohale, kus tavaliselt hapnik kinnitub ja takistab siis hapniku kinnitumist ja läbi selle on siis hapniku transport organismis häiritud. Aga ma sain teada nüüd täna, enne kui me sinuga rääkisime, et tegelikult on 3 mehhanismi veel, et kuidas vingugaas siis meie nii-öelda tavalist hapniku füsioloogiat siis muudab, et mis need teised on? Jah, kuni 15% süsinikmonoksiidist seostub siis molekulidega nagu müoglobiin või tsütokroomid näiteks ja selle tõttu häirub oksüdatiivne fosforüülimine mitokondrite tasemel lausa ja see muutus mõjutab kõige enam südamelihast, et võib põhjustada siis südamelihase isseemiat. Ja samuti peaksime teadma seda, et see süsinikmonoksiid inaktiveerib ka tsütokroomoksudaasi sarnaselt tsüaniidile ja süsinikmonoksiidi ja tsüaniidi toimed on tegelikult sünergilised, mõlemad mõjutavad siis hapniku transporti ja kasutust. Ja CO põhjustab ka superoksiidide moodustumist ehk siis oksüdatiivset stressi, see omakorda mõjutab lipiidide peroksüdatsiooni ja see põhjustab siis kesknärvisüsteemi kahjustust. Siin oli nüüd väga palju keerulisi ja biokeemilisi sõnu, aga mulle väga-väga meeldib et see, et ühelt poolt ongi see vingugaasi mürgistus on nagu need sümptomid, mis võivad tekkida, on hästi laiad, aga samas need on nagu siis ütleme seletatavad siis läbi erinevate patofüsioloogiliste nagu mehhanismide, et ja just võib-olla see oksüdatiivne fosforyleerimine, mis siis seal mitokondrite tasemel, mitokondrid, mis on siis nii-öelda raku energiamajad või elektrijaamad või energiajaamad, et kui seal tekib siis ütleme häire, siis ei saa ka piisavalt hapnikku, piisavalt energiat ja siis see võib siis lõppeda näiteks müokardiinfarktiga. Nii see on. Ja kindlasti võib-olla et kus siis olla nagu ettevaatlikum, on kindlasti ka rasedad. Jah, et vingumürgituses siis enam mõjutatud grupid, et kes võivad saada raske mürgistuse, on kindlasti imikud, väikelapsed, rasedad ja muidugi kaasuvate haigustega inimesed ja eakad, et nendel võib siis oluliselt raskem sümptomaatika esineda. Okei, nüüd on meil teada, et mis sümptomid võiksid tekkida, me natukene ka nüüd saime teada, et mis on see patofüsioloogia selle nende sümptomite taga, aga kui meil ongi siis nüüd see kiirabis oleme ja meil on see andur, et mis ühikutes või ütleme, kuidas me seda süsinikmonoksiidi vingugaasi taset üldse ruumis saame hinnata, et mis on need piirid ja mis on need numbrid? No tegelikult on niimoodi, et kui on lubatud töökeskkonnas 35 ühikut miljoni kohta, siis sellest võib töötada 8 tunni jooksul, niimoodi, et see on tööstuslikult lubatud. Et kui seal sellises ruumis pikemalt töötada, siis me ei saa välistada, et inimesel võivad tekkida mingisugused kaebused ja kõrgema näidu puhul sõltub siis ikkagi väga, mis see patsient ise kaebab. Et ravijuhistes sageli ei ole toodud välja üldse seda ühikut, mida see andur näidata võib, vaid lihtsalt fakti, et kas on vingugaasiga kokkupuude või ei ole ja diagnoos ikkagi püstitub siis põhimõtteliselt patsiendi anamneesia kaebuste alusel ja kliinilise leiu alusel, et mitte selle alusel, et mis see number seal kodus võis olla. Et see on ka väga hea tähelepanek, et võib-olla tõesti seal siis ühel hetkel oli seal vingugaasi seal toas, aga siis nad juba ise tegid akna lahti, tegid ukse lahti, juba tuulutasid ja tegelikult see vingugaas on nagu ütleme sealt toast lahkunud, aga tegelikult selle patsiendi vereringes hemoglobiini küljes on see vingugaasi molekul ilusti ennast kinnitanud ja kõik need sümptomid ja need asjad ongi sealt põhjustatud, et ainuüksi sellest ei tasu lähtuda. Jah, täpselt, et kui te jõuate kohale ja inimesed ikkagi kaebavad tõsiseid sümptomeid, siis see, et teie andur näitab madalat näitu, et see ei tohiks teid eksitada. Päris keeruline teema, et ja võib-olla siin ongi, et võib-olla see, mis nagu siis kõrva taha panna, on see, et ikkagi tegelikult eriti, kui on mingisugune kütteperiood, eriti talveperioodil, aga ka aastaringselt, et see oleks vähemalt nagu diferentsiaaldiagnoosides vingugaasi mürgistus nagu käiks ringi, et vähemalt korraks mõtleks selle peale ja võib-olla ka mitte ei teeks seda järeldust, et okei, mul see vingugaasi andur ei läinud tööle, ju siis on kõik korras, et see ei saa olla ju siis see.
seda enam, et tegelikult piisab kliinilisest kahtlusest. Et tegelikult piisab sümptomitest ja kliinilisest kahtlusest. Ja kui tulles nüüd nagu diagnostika poole, et kiirabis tõesti võib-olla siis on siis see andur, mis ütleme hakkab karjuma, mis siis kindlasti nagu tugevalt viitab sellele, aga mis võimalusi on EMO-s veel vingugaasi-mürgistuse diagnostikas? Erakorralise meditsiini osakonnas on võimalik siis süsinikmonoksiidi toimet hinnata läbi karboksuhemoglobiini määramise ja seda saab siis hinnata nii arteriaalsest verest, venoossest verest kui ka kapillaarsest verest. Ja mis puudutab veel kiirabi etappi, et kiirabil on pulssoksumeeter, et selle koha pealt tuleb kindlasti rõhutada, et pulssoksumeetri näite ei aita teid mitte kuidagi edasi vingumürgituse diagnoosi püstitamisel, et sellepärast, et pulssoksumeeter ei suuda eristada oksuhemoglobiini karboksuhemoglobiinist. Et seda näitu siis ei tasuks uskuda. Et saturatsiooni andur võib näidata 100%, ja võib-olla tegu väga raske mürgistusega. Et selles siis seda nagu, et seda siis kindlasti tähele panna ja võib-olla ongi, et võib-olla Anneli, et kui sa natukene nagu seletaksid, et kui me oleme, ütleme, et kujutame ette, et me olemegi siis seal patsiendi toas, ütleme, et meie andur hakkas tööle, andur näitab 70 ühikut, 70-80 ühikut miljoni kohta, meil on seal patsient, kes tunneb ennast halvasti, tal on iiveldus, ta on oksendanud, et milline see ideaalne kiirabibrigaadi käsitlus selles olukorras on, et mida see kiirabibrigaad peaks tegema? Nii nagu igal pool alati rõhutatakse, et siis ohutus eelkõige, et see tähendab seda, et meil on mürgistuse situatsioon, eks ole, meil on nähtamatu gaas vaenlaseks ja patsient tuleks sealt koheselt välja viia ja ise samamoodi siis lahkuda sellest ruumist. Et kui teie jääte patsiendiga ruumi, kus on vingugaasi, siis te olete täpselt samamoodi ohustatud siis mürgistuse saamisest nagu see patsientki. Et see oleks kõige esmane. Samuti tuleb selle peale mõelda, et mis seisus seal majas on näiteks küttekolded või mis seal kodus täpsemalt juhtunud on, et tuleks kindlasti kutsuda päästeteenistus ja kontrollida eluruumid üle, et ei oleks jätkuvat mürgistuse ohtu, kui näiteks patsient kunagi ka koju naaseb. Kui on tegu kortermajaga, siis peab päästeteenistus vaatama üle ka kõrvalruumid, et sinna ei oleks siis see gaas edasi liikunud, et ei oleks rohkem kannatanuid. Et see oleks esmane, mis me peaksime tegema. Okei, minu meelest need viimased 2 on väga geniaalsed tähelepanekud ja asjad, mille peale ma pean tunnistama, et ma ei ole enne mõelnud, et tõesti see üks asi tõesti me hospitaliseerime selle patsiendi ära, ise kui ta elab üksinda, mingil hetkel ta ikkagi naaseb sinna ja siis lõpuks on niimoodi, et võib-olla 2 kuu pärast on ta uuesti samade kaebustega EMO-s ja see probleem ei ole, tegelikult algpõhjus ei ole likvideeritud. Et see, et nagu anda Päästeametile ka teada ja niimoodi väga nagu proaktiivselt sellega juba tegeleda. Ja teine teema on kindlasti see kortermajade teema, et kuidas tõesti, et meie tegeleme ühe patsiendiga, me saame olla ühes korteris, aga tegelikult mis seal nagu teistes korterites toimub, et seda me nagu otseselt kontrollida ei saa ja siis oleks nagu väga hea, et siis Päästeamet saaks seda teha. Ja et vingumürgitus on ka selline, ütleme, olukord, kus tegelikult võib juhtuda, et te satute sisuliselt suurõnnetusele, et kus on kannatanuid rohkem, kui te võib-olla suudate ära hallata alguses, et ka selleks peab valmis olema. Ja kindlasti võib-olla ka on ka koht, et kus välijuhiga saab alati konsulteerida ja alati nagu nõu ja infot küsida või siis reanimobiiliarstiga, et kindlasti. Et me olemegi üks suur meeskond ja ei pea nagu selles mõttes üksinda tegelema. Ja võib-olla jälle üks asi, mida ma varem üldse ei teadnud ja mis tuli siis nagu meie eelnevast vestlusest välja, on need hilised neuroloogilised sümptomid, et kas sa saad natukene sellest ka rääkida? Ja, et patsiendid, kes on siis saanud raske vingumürgituse, siis neil on oht, et neil võivad pärast ravi ka veel tekkida neuroloogilised probleemid, et olgu selleks siis mäluhäired, olgu selleks liigutuste häired, et see võib siis kesta vahel aasta või kauemgi ja võib isegi kuni 40% patsientidest tekkida, kes on saanud raske vingumürgituse ja seda siis aitab ikkagi ära hoida apnikravi ja selles osas tuleb kõigile vingumürgituse kahtlusega ja sümptomaatikaga patsientidele manustada siis hapniku koheselt kokkupuute hetkest alates.
ja minu meelest hilised neuroloogilised sümptomid on nagu nii hea seletus ka, et miks me peame oma kiirabimeeskonda ja brigaadi kaitsma, et tõesti, et ei ole niisama, et see on ohutu või et tegeleme natukene seal toas, et kui isegi on natukene kahtlus, et siis tasub välja minna, tasub kiirabiautos edasi tegutseda, et me paneme ka tegelikult ohtu terve oma brigaadi, et sellega nagu tegeleda. Ja sa juba väga hästi ka mainisid ka seda ravi, et liigumegi siis kohe selle juurde edasi, et selles mõttes õnneks ravi on olemas ja see ravi on ka meil kiirabi etapis väga kättesaadav, et kuidas selles osas soovitused on? Jah, et kui me alustasime siin, et me ohukoldest välja liigume, eks ole, et teostame nii-öelda evakuatsiooni, siis me ikkagi peame rõhutama seda ka, et me käsitleme patsienti süsteemselt, et ABCDE algoritmi järgi ja siis A juures ja B juures on vajalik koheselt alustada hapnikraviga, maksimaalse pealevooluga, soovitatavalt 15 liitrit minutis ja reservuaarmaskiga. Et see peab siis patsiendile kohe peale minema ja siis kõiki muid üldseisundist lähtuvaid häireid on ka vaja korrigeerida, sellega tuleb siis arvestada, et vajadusel siis sündmuskohal ka, kui patsient on koomas või on tal raske hingamishäire, et siis tuleks ta ka ära intubeerida, on ju, et tagada definitiivne hingamistee või nii, kuidas sõltuvalt brigaadi võimekusest, et kuidas te sellel hetkel toimetada saate. Jaa, täpselt, ja see on ka niisugune olukord, et kus see võib nagu julgelt appi kutsuda ja abi paluda ja sellepärast meil niisugused erinevad ju brigaadid olemas ongi. Just. Ja see on ka nagu selles mõttes väga hea tähelepanek, et see ei ole olukord, kus hapnikku kokku hoida, et siin rahulikult 15 peale panna, reservuaarmaski ette panna, et isegi kui nagu patsiendi võib-olla seisund nagu me oleme ikka harjunud kiirabi liikmetena, eks ju, et paneme hapnikku ainult siis, kui patsient on juba, eks ju, hingeldab, on näost sinine, aga siin antud juhul, eks ju, niisugust sümptomaatikat ei pruugi olla, aga ta vajab seda hästi tugevat hapnikravi ja seda toetust. Just, hapnikravi on ülioluline ja et selle kohene alustamine, et mitte viivitamine ja ka lihtsalt võib-olla, et see on niisugune väikene nagu lõks, et kui kahtlustate mürgistust ja patsiendi üldseisund ei ole raske, et siis mitte ei sõida temaga haiglani, et ilma hapnikuta, vaid ikkagi terve see transpordiaeg peab see hapnik peal olema. Ja siis samal ajal mitte saturatsiooniandurit uskuda ja jälgida, et kui ikkagi on kahtlus, et ja kui vähegi on kahtlus, et ega otseselt nagu see on ka niisugune asi, et ikkagi kui sul on selline kliiniline kahtlus olemas, siis sa otseselt liiga ei saa teha, et pigem manusta seda hapnikku, las patsient läheb hüperoksesse, aga antud juhul näidustatud. Jah, et sõltumatult siis sellest nii-öelda pulsoksomeetri näidust, mida tegelikult üldse peaks ignoreerima, on ju sellel hetkel, tuleb maksimaalse pealevooluga hapnikravi rakendada. Ja võib-olla siin on ka see hea tähelepanek, et näiteks võib-olla kohe ei saanud aru seal korteris, et on vingugaasimürgistus ja siis ühel hetkel teine liige ütleb brigaadijuhile, et ma tunnen ennast natukene halvasti, mul on kerge iiveldus, et siis ikkagi mõelda ka oma brigaadi liikmete peale ja panna siis teine hapnikumask siis oma teisele liikmele. Just, et kõik, kes kaebavad sümptomeid, nendele kõigile siis ka kaastöötajatele, andke palun hapnikku. et sellega saab olla nagu liberaalne ja siin on ka see jälle seesama, et need hilised neuroloogilised sümptomid, et minu meelest see on nagu päris hirmus fakt. Aga nüüd, ütleme, meil on hapnik peal, meil brigaadi liikmetel on hapnik peal. Kui me lähme EMO-sse, et mis on need võimalused siis, et kas meil on, ütleme, see ampluaa suurem, me natukene rääkisime, eks ju, me juba hüppasime ette, rääkisime natukene sellest diagnostikast, et saad sa natukene rääkida ka siis sellest EMO käsitlusest, võimalustest, diagnostikast, ravist? Jah, et EMO-s, et eks me üritame kiirabilt siis samamoodi saada aru, et kui pikk oli siis ekspositsiooniaeg, milline see olustik seal kodus oli, kes veel haiged võisid kodus olla või kui palju neid terviseseisundi häirega inimesi seal oli või kaebustega inimesi seal oli, et see on hästi oluline, on siis väga täpne anamnees võtva sündmuskohal. Me kindlasti täpsustame üle, kas sellel konkreetsel patsiendil, kes meie juurde toodi, ikkagi esinesid rasked mürgistuse sümptomid, et kas tal oli minestustunnet või teadvuse kadu, kas esines segasusseisundit, kas tal oli rinnusvalu, kas ta tegelikult kaebas mingil hetkel võib-olla hingeldust või hingeldab siiamaani ja kas tal on esinenud rütmihäireid.
et meie jaoks on siis väga oluline alguses, kui patsient saabub, ka analüütiliselt hinnata, et kui suur on siis karboksuhemoglobiini hulk tema vereringes ja olulised näidud on siis, et kui mittesuitsetajatel on see üle 3% või siis patsientidel, kes suitsetavad, on üle 10% ja kui see on siis nüüd koostöös siis, et sellega, et patsiendil ongi sümptomid ja kaebused ka, et siis saame diagnoosida vingumürgituse. Ja siis nendel patsientidel, kellel siis on mürgitus, siis me peame tegelikult võtma ka laiemad vereanalüüsid, võtame kliinilise vere, biokeemia, kindlasti naispatsientidel viljakas eas tuleb välistada raseduse võimalus, et seda siis ka analüütiliselt välistada, ja patsiendid, kellel esinevad siis südame-isheemiatõve riskifaktorid näiteks või varasem kardiaalne anamnees, et siis nende puhul me peame alati tegema EKG või kui ka ei ole varasemaid riskifaktoreid, siis kaebuste puhul, et kus on rinnusvalu, me peame ka selle EKG tegema ja kui EKG-s on muutused, et siis me saame öelda, et et on alust kahtlustada ka müokardikahjustust ja siis me võtame ka kardiaalsed markerid samamoodi nende analüüsidega. Ja samal ajal siis selle diagnostikaga tegelikult toimub meil siis hindamine, et mis siis patsiendiga edasi saab, et kas ta vajab potentsiaalselt ka baroteraapiat. Nüüd me saame lõpuks selle baroteraapia juurde tagasi tulla, et kui me rääkisime kiirabi etapis, et meil on siis esmavalik oleks ikkagi see reservuaariga hapnikumesk, et me saaks seda manustada siis 100% FIO-ga hapniku, siis millised võimalused nüüd EMO-s peale siis selle veel juurde tulevad, et üks ongi see baroteraapia, et kas saad sa neid ravivõimalusi ka lahti rääkida? Baroteraapia näidustused natukene varieeruvad, et sõltuvalt siis riiklikest nii-öelda ravijuhistest, aga üleüldine selline hea referents oleks võib-olla, et kui sümptomaatilisel patsiendil siis karboksuhemoglobiini kontsentratsioon veres on üle 25%, on see näidustus olemas, või rasedatel patsientidel siis piisab 15%, samuti kui on esinenud teadvuse kadu, kas või lühiaegne, ja kui on analüütiliselt metaboolne atsidoos, et see on siis pH alla 7,25 ja kui esineb siis mingeid viiteid lõpporgan kahjustusest, et olgu selleks EKG muutused, südame kardiomarkerite tõus, hingamispuudulikkus, neuroloogiline defitsiit või muu teadvuse seisundi häire või teadvuse seisundi halvenemine siis. Et nendel juhtudel me saame kaaluda siis baroteraapiat ja see oleks kõige efektiivsem siis esimese 6 tunni jooksul. Ja see on võib-olla ka hea tähelepanekus tuua välja, et võib-olla tõesti, et kui näiteks on vingugaasimürgistuse kahtlus ja patsient on näiteks rase, patsient on teadushäirega või patsiendil on mingi hemodünaamiline ebastabiilsus, ehk siis see läheks nagu siis nende raskete sümptomite alla, et siis tasuks alati ka patsient hospitaliseerida suuremasse regionaalhaiglasse. Just nimelt, et võimalusel siis kõrgema etapi haiglasse, kus on baroteraapia võimalus olemas. Anneli, kas sa saad ka lahti rääkida, et mis see baroteraapia üldse endast kätkeb? See on siis selline võimalus, kus rõhu all toimub hapnikravi ja see siis suurendab kehavedelike hapnikusisaldust just lahustunud hapniku arvelt. Ehk siis põhimõtteliselt see kiirendab patsiendi paranemist lühidalt öeldes. Et kui me toome võrdlusena, et karboksuhemoglobiin, et kui me viime selle patsiendi, ütleme siis ruumist välja, õue, siis õhuhapniku käes või siis värske õhu käes, siis karboksuhemoglobiini poolväärtusaeg on kuskil 320 minutit, see on üle 5 tunni, 5-6 tunni vahele, et kui me manustame talle lisahapniku reservuaarmaskiga, maksimaalse pealevooluga, see on siis 15 liitrit minutis, et siis me suudame seda poolväärtusaega vähendada 90 minutini, et siis põhimõtteliselt on võimalus veel kõrge pealevooluga hapniku teraapiat rakendada, kus on siis 60 liitrit minutis hapniku pealevool, et sellega me saame siis vähendada seda aega kuskil poole tunnini kuni 40 minutini ja baroteraapiaga olenevalt siis ka rõhust on võimalik seda siis aega vähendada, poolväärtusaega seal kuskil 15 kuni 30 minutini. Et sellest baroteraapiast on ikkagi väga kasu ja minu meelest, mis mulle ka väga kõrvu jäi, on just see, et kui oluline on kiirabi etapis reservuaarmaskiga kõrge pealevooluga hapniku manustamine, et kui palju see tegelikult nagu aitab ja kui palju seda kiirendab seda protsessi.
jah, et seal saab ka arvestada siis seda ravikestvust, et võib juhtuda, et olete maakonnahaiglas tööl, et kus muid variante ei olegi, kui ainult see reservaarmaskiga siis lisahapniku manustamine, et siis tegelikult see ravi peab kestma senikaua, kuni patsient on asümptomaatiline, tunneb ennast hästi ja te peate arvestama, et sellest algsest karboksuhemoglobiini näidust siis pool väärtusaega peate arvutama, on ju, et 90 minuti kaupa, et siis väheneb poole võrra, et see näit peaks olema alla 10%, et siis te saate ravi lõpetada. Okei, see on väga hea ja täpselt see küsimus ka, mis mul oli, et mis hetkel me saame siis selle ravi lõpetada. Ja ühe asja, mis sa veel välja tõid, on siis nii-öelda see suure või kiire pealevooluga hapniku manustamine, mis on siis inglise keele lühendusega high flow, mida kutsutakse ka haiglas näiteks turbovuntsideks, mis on niisugused siis, mis käivad ninas, aga mille siis pealevool on siis 60 liitrit või see on siis, mida siis soovitatakse, et 60 liitrit minutis ja siis FIO oleks 100%. Et seda võib ka siis nagu, et kui see jälle on EMO-s on olemas või näiteks intensiivravi osakonnas, et seda siis kindlasti võib kasutada ja peaks kasutama isegi. Jah, et seal tuleb siis valida ikkagi, ütleme, otsustada siis sageli ka konsultatsioonide tulemusena, mis see kõige parem variant mingi patsiendi jaoks on, et baroteraapial on ka teatud vastunäidustused või probleemid, et patsiendid, kes näiteks kitsaid väikseid ruume kardavad, et siis see ei ole ka võimalik üldse seda teostada. Ja teine asi on see, et patsient võiks olla suhteliselt stabiilne, sellepärast et teda ei ole võimalik sealt koheselt kätte saada. Et kui midagi peaks juhtuma, et näiteks ventrikulaarsete rütmihäiretega patsienti me sinna väga ei tahaks panna. Võib-olla siis liigumegi kohe nüüd haigusjuhtude järgi, et ma Anneli tooksin sulle siis 4 erinevat väljamõeldud haigusjuhtu ja ma küsiks su käest küsimusi, et me lähme siis nende juurde kiirabi etapis. Esiteks on siis küsimus, et kas me peaksime nad hospitaliseerima ja teine küsimus on siis, et millist ravi sa siis EMO etapis neile teeksid ja ütleme, et kas sa viiksid nad siis kõrgema etapi haiglasse või piisaks ka maakonnahaiglast. No proovime. Sobib. Nii, lähme siis kohe. Esimene patsient, 22-aastane mees, sõbrad tegid kaminasõket ja patsient läks ise samal ajal siis teise tuppa magama, ta oli juba hilja õhtu. Ja ärkab selle peale ülesse, et tunneb ennast halvasti. Pea käib ringi, esineb iiveldus ja siis sõbrad kutsuvad kiirabi. Mis me teeme selle patsiendiga ja mis me kahtlustame? No kui ma kõigepealt, eks ole, kiirabi töötajana vaatan siis kutse sisu, et ma ei saa välistada vingugaasimürgitust sellise kutse puhul, et kui me sündmuskohale jõuame, et siis ma võtaks selle patsiendi antud keskkonnast ikkagi välja, et tuleb siis meile autosse, kui tema seisund seda võimaldab. Sõbrad ajaks ka sealt majast välja ja võiks siis keegi kontrollida, et meil on endal andur olemas, vingugaasi andur, et kas siis see läheb üldsegi tööle või mitte. Ja edasi siis sõltub ikkagi patsiendi süsteemne käsitlus, eks ole, ABCDE, vaatame kõik üle ja vajadusel siis kutsume ka päästjad, et kui jääb ikkagi näiteks vinguandur läheb tööle, et siis me muidugi avame aknad, on ju, selles ruumis, mis seal on ja aitame siis kõik välja ja nii-öelda tuulutame seda, aga et võiks siis vajadusel ka päästjad kutsuda, et nad kontrollivad üle, et ega selle küttekehaga või siis selle kaminaga konkreetselt mingit probleemi ei ole. Kindlasti siis lisaks täpsustaks, et kas keegi sõpradest on veel haige, et kas nendel kellelgi on kaebuseid ja siis selle noormehega, et kui jääb vingumürgituse kahtlus, et seal võib olla kaudseid viiteid ka, et võib olla tal tahüpnoe või tahükardia, et mis viitab vingumürgitusele, et siis manustame ikkagi siis maksimaalse pealevooluga hapnikravi talle. Ja vaatame, et kuidas ta ennast siis tunneb, et kardiomonitooring, IV veenitee ja siis vajadusel ikkagi hospitaliseerime. Et sa võtaksid ta kaasa ja viiksid haiglasse? No jah, et seal on paljusid asju, millele me vastuseid ei tea selles loos, et kui sõpradest on veel keegi haige, eks ole, et lihtsalt selgelt, et see patsient, kui ta ei kaeba praegu siis nagu raskeid mürgistuse sümptomeid, et siis tegelikult me ei saa 100% öelda, et kas on raske mürgistus või ei ole, et me peame selle näidu ära kontrollima. Jah, et see, ütleme, limiit või palju me kiirabi etapis saame diagnoosida, et seal tuleb siis mingi piir seal on nagu piirangud ees jah, et sõltub ka ju, kas tema seisund paraneb, ütleme kiirelt, rapiidselt või ei toimu selles mingit muudatust, et kõik patsiendid, kes jäävad sümptomaatiliselt, kindlasti tuleb hospitaliseerida. Ja mulle väga meeldis ka see test, et ongi, meil on andur kaasas, et keegi läheb siis selle anduriga korraks sinna tuppa ja jälle, eks ju, et kui see hakkab karjuma, siis me teame, et seal on vingugaasi, samas kui see ei hakka karjuma, siis me ei saa välistada,
et mingis etapis seal vingugaas ikkagi oli. Just, ja noh, peab ka sellega arvestama, et kui patsient, et see on selline eksimiskoht võib-olla, et kui patsient tunneb ennast juba tegelikult hästi peale tuulutamist, aga tal mingil ajahetkel on esinenud mõni nii-öelda raske kategooria sümptom, et siis me ei saa välistada rasket mürgistust. Et võib-olla kui see noormees ikkagi sealt voodist püsti tulles kohe ei saanudki püsti, tal oli tugev minestustunne ja võib-olla hetkeline ka teadvuse kadu, siis ta põhimõtteliselt läheb oma kaebustega kohe nagu raske sümptomaatika alla. Ja väga hea tähelepanek, et ka kindlasti sõbrad üle vaadata ja vajadusele kaasa võtta ja vajadusele kutsuda, eks ju, lisabrigaadid appi, kes saavad seda transporti teha. Nii, järgmine case. 32-aastane naine, kes on rase, on kodus, tugev oksendamine, peavalu, vingugaasiandur läheb tööle, elab ahjuküttega majas. Hospitaliseerime või mitte? No siin me alustame täpselt samast otsast, eks ole, et kõigepealt juba kahtlustame on ju vingumürgitust anamneesi alusel, juba seal on teada, et alarm on ka tööle läinud, kohale jõudes siis oleks see naisterahvas vaja sealt ruumist välja viia, värske õhu kätte või enda juurde autosse võtta ja samamoodi siis vaadata, et kes seal kodus siis veel on, eks ole, et kas seal on veel lapsi, loomi, keegi veel on haige või ei ole, et sellest siis lähtuvalt tegutseda, tuulutada, Päästeamet ja noh, rasedus on selline ikkagi oluline info, et loode on hüpoksiale ja atsidoosile äärmiselt tundlik ja karboksuhemoglobiin, mis siis tema veres moodustub, eks ole, et selle loote hemoglobiiniga reageerib siis süsinikmonoksiid, et see on veel afiinsem protsess ja et seal peab siis väga ettevaatlik olema ja selle naisterahva kindlasti peaks hospitaliseerima ja soovitatavalt siis samamoodi kõrgemasse etappi, et äkki on baroteraapia vajadust ja me peame siis EMO-sse jõudes siis kontrollime vereanalüüsist, et milline see karboksuhemoglobiini näit temal on. Sa mainisid jälle väga hästi, et vaadata, et kas seal on keegi majas veel ja siis sa mainisid, et kas on ka lemmikloomi. Ütleme niimoodi, et seal majas ongi üks niimoodi natukene tuikuvad üks kass ja üks koer, kes natukene niimoodi käivad nagu oleks purjus. Mis sa nendega teeksid? See on väga hea küsimus, et kui need loomad vähekene oleks võimalik sellest ruumist eemaldada, siis otse loomulikult ka nemad tuleb sealt välja viia ja noh, kui võimalus on ja nad on piisava koostöövõimekusega, et võib ju neile ka seda hapnikravi anda, et kui meil on võimalust seda teha nende jaoks, et ega loomaorganismi erine nii palju inimeste omast ka. Et ka hoolitseda ka inimeste parimate sõprade eest. Jah, või siis anda kellegile, kes elab võib-olla kõrvalmajas ja kus saab hoolitseda, jälgida neid. Ja võib-olla see on ka, et kui niisugusesse olukorda mingi kiirabibrigaad satub, et siis üllatage tööl olevat välijuhti ja võib-olla välijuht oskab vastata, et mis siis kõige mõistlik oleks nende loomadega edasi teha. Nii, järgmine case. 72-aastane naine ja abikaasa leidis patsiendi teadvusetult kodus. Korteris ahjuküte ja abikaasa sõnul esinesid ka kehas tõmblused. Et seal on nagu juba see kutse sisu on väga alarmeeriv, eks ole, et vingumürgistust me kindlasti välistada ei saa kutsele minnes, teada on, et ühe patsiendi üldseisund on väga raske, ta on koomas, et sellisel juhul me läheme ikkagi sündmuskohale ja nii see patsient kui tema abikaasa, kes veel on teadvusel, tuleks kindlasti mõlemad sealt koheselt evakueerida, viia siis turvalisse kohta ja siis selle meesterahva puhul konkreetselt on siis vaja koheselt tegeleda siis ABCDE järgi, on ju, tagada talle definitiivne hingamiste ja siis manustada siis ütleme niimoodi, et hingamisaparaadiga siis maksimaalse pealevooluga hapnikku talle 100%. Ja mulle väga meeldib ka, et see ohutuse teema käib korduvalt ja korduvalt läbi, et võib-olla kui meil oli see punase trauma podcast ja noarünnaku podcast, et siis see ohutus kuidagi tuleb nagu rohkem esile, kõik mõtlevad selle peale nagu automaatselt, aga vingugaasimürgitusega tegelikult, kuna see ongi lõhnatu gaas, mida me kuidagi ei tunne, et siis tegelikult see on nii-öelda nagu vaikne tapja, et siis samamoodi, et ohutus. Just. Nii, 4. viimane, seni on väga hästi läinud. Naine 35 tegid puuküttega sauna ja tunneb ennast peale seda natukene kehvasti. Esineb kerge pearinglus. Sõbrad, kellega see naine sauna tegi, tunnevad ennast kõik väga hästi. Me lähme sinna, manustame lisahapniku, ikkagi mõttega, et kuna me oleme just seda vingugaasi podcasti kuulanud ka, meil on kohe mõttes, et äkki see on vingugaas. Aga peale seda üldseisund paraneb, sümptomid kaovad, patsient tunneb ennast väga hästi, kõik sõbrad tunnevad ennast väga hästi.
mis me teeme temaga? No seal peabki olema väga täpne siis selle kaebuse nii-öelda küsimisel, on ju, et nende sümptomite küsimisel, et kas seal on ikkagi üldse mingeid ohusümptomeid peale selle kergekujulise pearingluse, kui suur see ekspositsiooni aeg võis olla, et kuidas see kütmine reaalselt välja nägi ja et kui kellelgi teisel ei ole kaebusi, kui see patsient on lühiaegse hapnikravi järgselt täiesti kaebuste vaba, ei esine ühtegi kaudset tunnust, ei ole tal tahvikuhäired, tahvnoed, üldseisund on väga hea, teeme ka veel EKG, kus ei ole ühtegi muutust, et siis ühel hetkel me saame samamoodi kontrollida ka anduriga, et kas me oma vinguanduriga üldse saame seal sedastada siis vingugaasi või mitte, et kui me saame kõikidele küsimustele vastuseks ei ja kõik on ikkagi väga heas üldseisundis, et siis võib-olla see tema kaebuste põhjus ei ole ikkagi vingugaas, et sellega peab ka alati nii-öelda siis opereerima, et äkki on mingi muu põhjus sellel. Väga hea kokkuvõtta ja suur aitäh, et sa tulid, ma arvan, et mina sain igatahes väga palju targemaks selle teema osas ja võib-olla kui mina ütleks nii-öelda take home message, siis minu jaoks on ikkagi see, et ütleme, et see olukord tegelikult on väga tõsine, see võib minna väga tõsiseks ja minu meelest just see, ütleme, need hilised neuroloogilised sümptomid, et meil on võimalik nii palju aidata patsienti ja me peaksime tegema maksimaalselt kõike ja pigem võib-olla isegi selles olukorras natukene nagu üle muretsema, kui siis olema liiga nagu ettevaatlikud selle ravi osas. Jah, ma väga tänan sind ka. Ja ma arvan küll, et selles osas, et kui te kahtlete, et see teema tundub võib-olla natukene raskesti hoomata või läheb midagi meelest ära, mis on normaalne, või teil on ainult paljas kahtlus näiteks, et see võib vingumürgitus olla, siis palun konsulteerige julgelt, et helistage reanimobiiliarstile või siis vajadusel siis, kes on teie esimene kontakt, kes peaks teid sellega nõustama. Et hea meelega aitame, mõtleme koos. Ja võib-olla mürgistusteabekeskus on ka hea koht, kellega ühendust võtta, et neil on kindlasti väga häid soovitusi ja just selle aitavad nagu konsulteerida sümptomite osas. Ja muidugi, mis on väga hea koht, kus selle teema kohta rohkem lugeda, on www.deltakuts.ee kuna meil on ikkagi plaanis teha uuesti selle teema kohta niisugune lühike mõnus ülevaade, millest me ka siin podcastis rääkisime ja võib-olla mõndades ka teemadest, millest me selle infosüsti raames ei jõudnud rääkida, nii et meil kindlasti oleks väga hea meel, kui te seda vaataksite ja ma loodan, et sellest on kasu ja aitab võib-olla meelde tuletada ja anda niisuguseid häid mõtteid ja ideid, et kuidas sellises olukorras käituda. Ja kui väga veab, saab pocket-kaardiga. Nii kuulsite sellest siin esimest korda. Väga lahe ja uuesti, Anneli, suur aitäh, et sa tulid, rõõm oli sinuga siin rääkida, hea kuulaja, aitäh, et sa meid kuulasid ja varsti tuleb meil juba uus osa välja, nii et ootame teid alati tagasi. Aitäh! Aitäh!